1, 2, 3. Mul on juba lahti tegelikult. Tegin ka tõss varem ära. See on 0. Jah. Me oleme ikkagi vastutustundlikud inimesed ja korralikud. Aga miks me oleme siin? 2 inimest tahtsid teada, mis me teeme. Põhimõtteliselt selle pärast. Jah. No tegelikult mul tekkis mõte, et kuna võib-olla mõni inimese üldse aru, mida me teeme, läksime metsa, ehitasime mingi urtsiku valmis, mis kuradi mõttetu content, keegi viitsi vaadata, mingi onni ehitamist on ju. Ja et äkki nagu natuke selgitada, mida me siin üldse tegema hakkame. Telk, urtsik, peldik, tee, telk, tiik, saun ja cabin valmis. Jah. Ja siis kui jälgijaid on üüber palju ja tahavad veel ülipalju content'i, siis tulevad igast, ma ei tea, veinikeldrid ja lõkkaasemed ja siuke. No, projekte jagub siin ilmselt pensionini. Aga jah, siia praegu meie jutu taustale paneme vetsu ehk sirtsiku ehituse käima. Kuna ta oli ka samamoodi üsna timelapse, et siis on niisama muidu äkki natuke igav vaadata, et samal ajal siis mõtlesimegi, et arutame mõned olulisemad või tähtsamad teemad läbi meie üldistest projektidest siis. Nii, esimene asi, ilmselt kõige tähtsam, eelarve. Meil ei ole seda, nagu vaikselt tekib mingit raha, aga üldiselt nagu eestlasel ikka, et kõike tahaks ju võimalikult kiiresti ja odavalt. Et siis meie ei erine sellest mitte kuidagi. Ja me olemegi väga palju saanud väga headelt inimestelt, sõpradelt tegelikult abi, kes ongi meile mingit materjali, neid aluseid, seda on videost üldse näha, see telk, see kuradi urtsiku kate, mingi igasugust asju me oleme lihtsalt saanud põhimõtteliselt mitte millegi eest. Muidugi suure higi ja vaevaga, sest ütleme, see tassimine ja värk ei ole ka üldse lihtne, aga noh, see on tasuta vähemalt. Jep, et noh, samamoodi nagu need alused siin, millest urtsiku põrand ja värgid said tehtud, et me vedasime seda mööda talvist mägist, ma ei tea, oksalist teed pidi mingi 50 meetrit. Et noh, kui paljud viisiks seda teha. Ja 50 meetrit praegu, mis see 50 meetrit on? Tule meil appi kunagi, saad teada, laseme sul sealt originaalse teeraja pealt ühe aluse tuua siia ära. Ja noh, me oleme siia neid ikka mitu kümmet toonud juba, pluss muud asjad. Et taaskasutus on põhimõtteliselt meie see võtmesõna või? Ma ei tea üldse, kui palju me praegu räägime, aga no mida me ei taha, et läheb sisse, siis lõikame välja, on ju. Ja. Põhimõtteliselt Tauno andis meile palkmaja, mis oli mingi kuradi 100-ruudune 2 täiskorrusega pluss veel nii-öelda pööningu korrus. Käisime käis ka rohkem seal, aga käisime seda lammutamas, mis on ka siuke solid 2 nädalat tööd reaalselt olnud, ütleme niimoodi. Ja nüüd järgmine etapp ongi siia samma, kõik need palgid ära tuua, kõik on ilusti nummerdatud. Me ei pane seda maja täpselt samamoodi kokku. Natuke lõikame sealt mõned seinad lühemaks, sinna tänna aknad teistsugused, mis me saime ühe sõbra, ma ei mäleta nime, Toomase käest. Ja ühesõnaga toome need palgid siia. Palkidest jätkub nii palju, et me saame nii sauna, mis tuleb siis siseseintest, mis olid seal palkmajas, kui siis peakäbini. Siis on veel üks su sõber, kes maja lammutas, palkmaja. Kas veel juba meelest? Jah, materjal on tulnud praegu, ma ei tea, kas see suvi on lihtsalt kõik hakanud ehitama või midagi, aga kuidagi tekib materjali, et isegi jääbki nagu ajahätta põhimõtteliselt, et kõik see stuff ära vedada. Praegu ka Tartus siis ootab üks väga korralik või pigem isegi 2 autohaagise täit palke ja muud materjali. Trepp.
ja sealt saime ka mõned siseuksed ja välisukse ka vist oli selle puidust väliuks korralik, mis ilmselt läheb siis peamajja või? Praeguse plaaniga jah. Okei, ma ei tea, materjalide hool on räägitud, kus me saame materjali. Tõenäoliselt me peame ka midagi ostma ilmselgelt on ju, et alates kinnitusvahenditest lõpetades võib-olla katusekatte materjaliga, sest me ilmselt kogu seda Põlvamaja, Palkmaja katust ei saa taas kasutada. Et selle peale veel mõtleme. Aga eelarve koha pealt on ka veel see, et kes tahab, kellel on, võib aidata meid. Me ei mõtle konkreetselt, et annad sulli meile, aga nagu reaalselt ongi, kui sul on, ma ei tea, kodus vedeleb, ma ei tea, 5x10 brussi, sul on 5 tükki, nii et sul ei ole mitte muffigi teha nendega. Say no more, tuleme järgi. Mida rohkem ja parem materjal, seda kaugemale ma olen nõus tulema. ja seda kiiremini ka. Ja noh, muidugi ma ei tea, kuhu me sellega jõuame, aga lõpuks võib-olla isegi mõni ettevõte tahab meile koostööd pakkuda. Kenekad, akupangad, tööriistad, materjalid, kõik asjad võtame vastu, testime. Ideaalne koht, kus testida näiteks akupanka, mis akujaama siis jah, mis on võimeline, ma ei tea, mingi 2 kilovatise tööriistaga tööle panema mingiks ajaks. Et see praegu lootus on jah, kuna meil ju elekter on täiesti puudulik siin, et me peamegi siis jääma lootma kas generaatori või akujaama peale. Et praegu tundub, et kõige parem, ägedam, ilusam variant oleks mõlemad, et põhiliselt akujaama pealt, aga kui jääb hätta, et siis võtab Keneka appi. Aga kallid on need, head on kallid. Ja et ilmselt see on niisugune koht, kus ei julge väga riskida mingi AliExpressi asjaga, sest tõenäoliselt siis see tähendab seda, et pead 2 korda sama asja ostma. Ja 2 korda võib-olla maja ehitama. Oota, aga me jõudsime eelarve ja kõigega. Kõige suurem auk, mis meil praegu eelarvesse tekkis, selle lõikab Reimar otsib praegu välja, on tee. See, kui arvestada, kui hästi, ilusti, kui kiiresti ja kui lihtsalt nagu meie enda töö mõttes me selle saime, siis see ei olnud üldse hullu. Või noh, tegelikult oli hullu. Nagu, see on ikkagi, ma arvan, meie jaoks suhteliselt suur summa. Aga ma arvan, et see on iga senti väärt, sest praegu me need alused vedasime siia, ma ei tea, 15 minutiga, muidu ma oleks vedanud 1,5 tundi või midagi siukest. Ja kohalik mees, väga äge vend, ise kaevab, ise toob kruusa, ise aitab meil palke vedada, et siin samas lähedal elab ja aitas meid hädast välja. Raha ka räägime või? 1600 eurot maksis tee, pluss hoonete aluste silumine. Aga see ongi praegu lisaks krundi ostmisele, mille saime Märdi käest. Ma ei tea, kas see on päriselt hea hind või halb hind, aga see oli meie jaoks üks kõige lihtsamaid asju, sest Märt lihtsalt ütles, et mul on üks krunt, teile võib-olla meeldib. Tulime, vaatasime, mõeldud tehtud reaalselt mingi paari nädala või 6 aja pärast või mis iganes oli juba notar ja juba saime ära osta 2000 euroga. Et ma ei tea, kas see on nagu päriselt mingi raha või ei ole, aga noh, meie oleme igal rahul selle hinnaga. Ja, see tundub ikka, et see oli puhas kingitus meile lihtsalt. Ja. Telk on ka Märdi käest. Põhisponsor. Kusjuures kunagi 64. aastal see saag on ka Märdi oma olnud. Ta ostis endale uue millegi pärast ja siis ma ütlesin, et ma remondin selle ära. Üks teema on ainult jäänud. Miks ainult mina videotus ole? No, mul on olnud kiired ajad, on ju. Aga vist põhiliselt ongi sellepärast, et sinul on vahetustega töö, mis tähendab, et sul on mingil hetkel, ma ei tea, 3 lambist vaba päeva mingi lambisel hetkel ja siis see väga tihti ei klapi minu aegadega. Kuigi ma olen ikka väga palju nädala sees mingid päevi varastanud ikka. Nagu hommikul tuleme siia, teeme töö ära ja siis alles trenni andma. Lihtsalt ongi võrdlus, et
sul on elukaaslane, laps, koer, oma ettevõte, mitu tükki on ju. Maja, jah. Mul on korter ja töö. ja vahetustega töö. Et siis, jah. Et põhimõtteliselt ongi siuke diil ju, et mina panustan aja, aga Tanelil on kõik tööriistad ja värgid. Sest mul on kruvikeeraja ja mõõdulint, millega ma esimesel päeval ära lõhkusin siin. Ma arvan, et sellest me peaks eraldi mingi klipi tegema, et kõik asjad, mis me oleme kas mingi lollisti teinud, unustanud või see, sest meil mõlemal on lihtsalt, no meil on omaette nali 2 ajurakku siin lihtsalt, sest me teeme vahepeal nii lolle asju. Ükskord tulime siia saagima, et unustasime selle sae maha. Kõige valusam. Ja siis me tegime machete ja kirvega seda. Aga see oli hingel nii valus, et me ei filminud seda. Aga miks me üldse siia tulime? Nagu, vaat sa küll eelmises videos rääkisid natuke, et kogu aeg, mis iganes, et miks me tahtsime seda maatükki üldse? Ja. No minul põhimõtteliselt ei ole kunagi nagu maakohta olnud, nagu oli, aga siis ma olin, ma ei tea, alla 10 või midagi. Sul põhimõtteliselt samamoodi ju. Need maakoht on sul vanemate kodu, aga see ei ole nagu maakoht. Vanaema juures selles mõttes oli, aga ütleme sellist kohta jah, ei mingit metsaasja nagu ei ole. Ja, et kuhu saaks, ma ei tea, minna linnakärast eemale ja lihtsalt olema. Kõvasti on vaadatud primitiivseid videosid ja ikka... No ikka sadade tundide viisi, ma arvan, lihtsalt YouTube'is vaadanudki, kuidas mingi vend kuradi võssis mingit suvalist hurtsikut ehitab. Ja siis jah, mõeldud ka, et päris äge ja võiks ise teha. Ja siis mitmed aastad oleme käinud ju iga suvine nii-öelda traditsioon mingil tripil, kas siis autoga, kanuuga, paadiga, suurema paadiga, ratastega, jah. RMK majades lihtsalt. Ja Oliveri maal. Oota, Ave küsis soojustuse kohta või? Kuna tuleb palkhoone, siis seda ei pea soojustama niimoodi. Et palkide vahele läheb siuke mingi, tänapäeval on mingi spetsiaalne lint siuke või noh, mis iganes selle nimi on, ma ei tea veel täpselt. See läheb sinna vahele ja siis see teebki selle õhu ja tuule tihedaks. Ainult asi, mida soojustame, on põrand ja lagi, kuhu me paneme siis villa, mille me saame ka ühelt. Jah, mille me saame tasuta. Ja üks hea ettevõte, kellel tekib seda jääki, siis me nii-öelda saame seda kasutada just kui puiste villana või kuidagi niimoodi. Ja kuna tegemist on ikkagi hingava hoonega, mis on enamik ajast kütmata ja siis ta ei peagi olema nagu mingi ülisoojustatud. Tuled siia, paned ahju tule, kütad kiirelt niiskuse ja värgi välja ja ongi korras. Et see ei saa olema mingi maja, kus on mingi, ma ei tea, aurutõkked ja ma ei tea, mis iganes asjad tänapäeval on ja mingi sundventilatsioon, et see saab olema ikkagi nii, nagu ehitati palkmaja ammu. Puurändur küsis, kuidas suudate leida endas nii palju optimismi ja peale hakkamist? No, mina ei tea, nagu... Siia ei ole vaja väga, sest sa tahad seda teha. Jah. See on... ise endale teed ju. Kui kellelegi teisele, siis oleks see küsimus võib-olla õigustatud. Aga ise endale siis ei saa olla ju kuidagi moodi kahju aega panustada. Nii, aga tõmbame otsad kokku ja... Nii, praegu sa paned selle siis... tuleb Sirtsiku video. Aga mis järgmine video on? Me teame juba või? Sa tead juba või? Maja lammutamine. Lammutus, jah. No maja lammutust tuleb ka timelapse. Jah, sest kuna lammutuste asjadega või noh, meil on ju suht tihti ikkagi niimoodi, et meil on päevas 4 tundi. Nüüd on vaja see, ma ei tea, nii palju sellest majast ära lammutada ja siis, kui sa veel samal ajal jooksed kaameraga ringi ja teed vlogi veel ja siis võib-olla ei jõuaks neid asju tehtud. Et siis hästi palju ongi praegu veel vähemalt timelapsi, kuigi ilmselt kui tuleb ehitus, siis tuleb rohkem nii-öelda vlogiga. Ja ma arvan, et siis läheb tempo nagu rahulikumaks. Sest praegu oligi, tahaks võimalikult vara selle maja maha saada. Siis tuli see teine hoone veel Tartus seal on ja, et sealt veel materjali ei taha kellelegi jalgu jääda ja nii, et
et kui jah, nendega saab ühele poole materjal siia ära veetud, siis ma arvan, et läheb nagu chillimaks ja saab rahulikult võtta ja filmida ja What say you? ja pange kommentaar, kui tahate veel küsimusi ja meie vastuseid. Praegu muidugi ei ole kellelgi midagi küsida, sest me ei näita ju midagi, ei ole millegi kohta küsida. Igatahes tulekul on mega palju. See Hursik oli sissejuhatus ainult. Hoidke kätt pulsil ja vaadake ja elage kaasa. Vii out. Nüüd jõuan koju ja vaatan, et mikrid ikkagi ei töötanud ja Siis tuleme uuesti. Aga siis tuleme päris õllega. Täpselt ühe õllejagu oligi seda juttu. Päris õlle oleks ammu otsas. Jop.